soojad tervitused, suvised tervitused. Minu ühed lemmikumad videod, mis tehakse eestlaste poolt. Noh, ma vaatan, kui ikka eestlane paneb YouTube'i video, siis ma ikka vaatan, sest et see on nagu siuke special moment, on ju. Aga lemmikvideod on just need netist ostude nagu review'd või, räägime nüüd eesti keeles, netist ostud, eks ju. Ma tunnen ennast nii ühendatuna siis teiste eestlastega. Me koos ostame netist odavaid asju, AliExpress, eBay, Wish ja noh, sellised põhiline on nagu Ali on ja kus sa saad osta nagu sükest hästi odavat nodi ja üllatuslikult need nagu toimivad hästi ja need on nagu vau, ma saan nii hea asja nagu nii soodsalt, on ja. Ja ma mõtlesin, et ma teen täpselt sama video. Ma olen netiostudega tegelenud aastaid, äkki mingine 5 aastat ma olen netiostudega tegelenud. Ja ma näitan nagu ma olen nagu hästi palju ostnud, aga ma näitan mõned minu lemmikasjad, eks ju, kohe. Üks minu superost on näiteks minu seljakott, mida ma kannan iga päev, veekindel, ilus, kõik stuffi. Näiteks Amazonist ostsin Dunder Mifflini pusa. Ma olen fangirl ja see on hästi mõnus ka. Siis kodu dekoreerimiseks. Ma ei ole neid veel üles pannud, aga need on nagu väga ilusad näevad välja, ma panen need raami, need teevad mul on juba kõik välja mõeldud, kuhu ma need seinale panen, siis mul on üks suured pildid, vau, see tuleb nagu mega suur. Kui ma nüüd saan õigesti näidata, ma muidugi selle video jaoks ei pannud pükse jalga, aga noh, hoiame pöialt. Nii, noh, 3 eri pilti, nii ma panen ka raami, vau, lempar. Igasugused ehted. Ma ostsin ehte karbi ja siis ehted siia sisse. Noh, ma ei tea, suveks ma praegu võtsin siuksed teokarbiga, veel teokarbiga, veel kuidagi huvitavalt. Veepudel, iga päev kasutan, iga päev täidan, joon, super. Kogu aeg ostan telefonikatteid, arvutile katteid, matid ilusad, läbipaistvad meigikotid niimoodi, et ma näen siit läbi ja ma saan enda meiki enda vannitoas nagu organiseerida. Ja minu number 1, minu lemmikost, kõige lemmikumast maailmas Alist. See on see, noh, triikraud, aga sa ei pea midagi kuskile vastu panema, vaid ta nagu aurutab. Näiteks, kui ma tahan hommikul T-särki selga panna ja see on nagu räigelt kortsus, sest see tuleb minu kapist, siis ma teen natukene niimoodi ja siis ta on nagu triigitud ja ma saan alustada oma päevana. Ja kõik see on väga tore. Mulle väga meeldib osta neid asju ja nendega chillida ja teha nagu värke ja tunda ennast nagu hästi on ja. Aga eriti alguses, kui ma netiostudega alustasin, siis ma panin pange. Ütleme nii, et tunne oli selline, et ma ostan kokku prügi. Ehk siis asjad, mis ei olnud head. Ja neid asju on päris palju. Minu puhul eriti on need asjad riided. Netist leida riideid. Ma ei tea, kuidas see saab olla ja need on nagu väga ebakvaliteetsed ka. Ja ma nüüd näitan asju, mis ei olnud nii head ostud. Üks hea ost. Praegu mul lihtsalt ühe hea ostuna tuli meelde, et see vaata, sa saad põlvedele panna arvuti ja kuna siin ma näitasin sellele müüjale, et mul oli toode katki, siis ta andis mulle raha tagasi ja toodet tagasi ei tahtnud, nii et ma sain selle asja näiteks tasuta. I like it a lot. Aga nüüd halvimad ostud netist. Ma alustan riietega. Enamus asjad, mis mul halvasti ostetud on püksid ja kleidid põhimõtteliselt. Ma ostsin nagu siuksed püksid, pildi pealt nägid nagu normaalsed lahedad välja ja ma ostsin neid nagu loomulikult kohe eri värvides, selline beež, must ja roheline. Mõne nurga alt ta tundub okei, aga ta on kuidagi hästi õhuke, selline lihtsalt nagu siuke mingi telgi õhukene riie. Ja kuidagi võib-olla minu kehaehitusele need ka ei sobi. Ma panen parema bluusi. Mul on selline tunne, nagu ma kannaksin mähkmeid. Siin on nagu lihtsalt
siuke, ma ei saa üldse aru, kumba pidi, ei ta on igatpidi. Ja siit ta jääb nagu niimoodi, see on mingi praegune mood siukseid sorte kanda, aga ma ei tea, minu kehal see küll ei toimi. Ma ei saa nendest pükstest üldse aru. Minu seljas on see lihtsalt prügi. Ma ei saa sellest kontseptsioonist aru. Miks see peaks niimoodi olema siit? Miks siit peab? Järgmine asi, teksapüksid. Ma vaatasin, nii lahedalt hoiab kuidagi nagu kehasse ja pildi peal nii ilusad. Kohale jõudes olid need teksad haisvad. Ma olen neid 100 korda pesnud ja see hais ei tule välja. Ma ei saa käia teksapükstega, mis on tagant nagu õmblus on sassis lihtsalt. Ja ta näeb nagu lihtsalt nii nõme välja minu arvates. See ei ole nagu üldse see, mida ma soovisin. Siis asi, mille ostmist ma kahetsen, on see hambahari. Ja siin on kõik peale Oral B ja Braun ja nagu ta oleks see õige ja ta ilmselt ongi see õige bränd või vähemalt kuskil Hiinas tehakse neid täpselt samas kohas. Ja see on halb, sest et see vibra on siin nagu nii tugev, et mul on siuke tunne, et kui ma hambaid pesen sellega, siis mu hambad lähevad nagu rohkem katki. See tundub nagu ebareaalne, et seda võib kasutada. Ei. Nii, ma ei tuud. Mul on üks asi, mis on nagu niimoodi, et ma ei tea värki. Ma ei tea, kas see on heast või halvust. Ma ei ole seda kunagi kandnud, sest et mul ei ole olnud nagu sellist outfiti, millega seda sobitada. Ja see on see kott. Nagu ma mõtlesin, et see on nagu prügi või aga samas ma saan seda võib-olla kusagil mingil momendil kasutada nii, et ta on nagu mingi fashion piece nagu. Et ta on siuke moe mingi tükk. Ma ei kujuta ette, ta on praegu mul prügina, aga ma annan talle veel võimaluse, et ta saab veel olla nagu väga huvitav minuga koos. Minu outfitidega. Okei. Oh my god, siis on mul üks kleit. Jälle pildi peal lahe. Mul on isegi, see on mul reaalselt mingi 4 aastat tagasi ostetud. Seal on veel mingi lipid küljes. Sest et see lihtsalt ei lähe mulle selga. Nii, see ülevalt näeb jumalast lahe välja. Nagu siiamaani on see jumalast lahe, Aga mul on nüüd väga raske seda alumist poolt näidata, sest et need nööbid pole mingit võimalust, et kinni lähevad. Ja ma pean nagu mingid püksid sinna alla panema, et ma üldse seda siin videos näidata saaks. No, siin ei ole mitte mingit varianti. Kes see inimene on, kes siukest kannab? Nagu 0 varianti. 0 varianti, et see mul selga läheb. Ja ma ei tea ühtegi inimest ka, kellele seda pakkuda. Ka asi, mida ma pole kordagi kandnud, pildi peal oli nii lahe ilus. On see roosa jakk. Aga ta on lihtsalt siuke jakk. Ta on väga halvasti tehtud. Siuke lödakas. Nagu võib-olla mingi pildi peal. Ma saaks teda kuidagi niimoodi stiliseerida, et ta näeks nagu lahe välja ja pildi jaoks. Aga reaalses elus see ei hoia mitte kuidagi kehasse. Ja kuidagi näeb nagu niru välja. Siis ma ostsin kohe niimoodi ilusti korraga 2 paari ujumisriideid, mis on nagu ülemine osa ja alumine osa. Ja seal pildi peal on hästi selline kleenukene tüdruk, modell, kellele seda sorti sitsid-satsid annavad nagu seda volüümi juurde just sinna, kus vaja on, aga mina olen nagu väga volüümikas nagu kehakujult. Ma ei ole siukene kleenuke ja need ei sobi. Need mõlemad ujumisriided ei sobi mulle üldse. See idee tundub lahe, aga see teostus on nagu, ei ole lahe. Ta on nagu ebamugav, ta ei näe hea välja. See mõte sellest on lahe, aga see teostus ei ole lahe. Siit täiesti lödib. See ei hoia nagu niimoodi lahedalt nagu Lolita. See ei ole nagu Lolita, eks ja. Ta on lihtsalt mingi järgmine. See värv mulle meeldib rohkem, aga kuidagi see lõige ei ole üldse mugav. Ta ei ole nagu ei üleval ega all,
või ma ei tea, kus kohas ta on ja see siit ei kata ka ära, ma üritasin enda proosi alla praegu jätta, et ta ei kata siit nagu essugi on ju. Ma ei ole sellega kordagi käinud ja ma veendunud olen, et ei käi sellega ka mitte kunagi. Sellega ei saa ju ujuda, mida ma teen sellega? Mida ma teen sellega? See ongi ainult mingi mõne pildi jaoks, aga kuidas ma poseerin sellega? Ma praegu räigelt mõtlen kogu aeg endale Insta-piltidele, sest et mul on nagu väga suur huvi seal nagu läbi lüüa ja see on nagu, need neti huvid on nagu tulevikuks vajalikud. Kuule, iga kord, kui ma seda asja vaatan, siis mulle aina rohkem hakkab meeldima ju. Okei. Kuule, vaata, kui pruun on juba nahk, siis see värv nagu täitsa popib juba, aga see on nagu siuke asi, mis on nii ebamugav, ta siit nii pitsitab näiteks, et sellega ma ei käi mitte kunagi. Milliseid tooteid sa tead, et sa ei osta, et millega sina oled nagu alt läinud, et seda on nagu hea teada, siis ei pea ise seda prügi kokku ostma ja kuu aega veel ootama ka seda prügi niimoodi säraval silmil, eks ju. Ja no põhiline asi, mida mina alati vaatan, on see klientide need pildid, et kuidas neile on see asi koju tulnud, siis ma tean, kas seda asja tasub osta. Seda ma oleks juba saanud enne näha, et see seal pitsitab ja nii, et ma tegin kiirelt selle ostu ära, et see on alati siuke õnneloos, kas sa saad hea asja või ei saa hea asja. Aga kuna see kõik maksab nii vähe, siis nagu seda katsetamisruumi on nagu rohkem, on ju. Okei, ma loodan, et sulle meeldis see video. Kui sulle meeldis see video, anna mulle teada, pane like, pane mulle subscribe, et sa näeksid kiiresti mu videosid. Ma olen siin nagu katsetan ka hetkel erinevaid asju ja mul oleks nagu hea see tagasiside. On ju? Okei. Mul on nüüd nii palju asju siin minu ümber laiali ja ma pean neid koristama hakkama. Aga nagu ikka, stay chill, stay fab ja ciao!